Vaadake seda asja siin. Wow. Mehed, praegu on see aeg aastast, kus me oleme tagasi, naudime aega oma perega ja mõtiskleme, kui lähme vastu uuele aastale. Ja meil on siin see ilus kala. Ma peaksin seda nautima koos oma perega sel aasta ajal, aga ma pidin salaja ära hiilima. Ja mul oli üks kõige pöörasemaid paadil. Üks kõige haruldasemaid loomi ookeanis. Ja samuti õnnestus meil mõned kalad kätte saada. Nii et ma hakkan seda materjali näitama, aga jääge kindlasti vaatama, sest me läheme läbi kõige pöörasemad hetked, mis meil olid 2024. aastal. Ja ma ei jõua ära oodata, et näha teie reaktsioone, kui me lahkame kõige metsikumaid seiklusi. Olgu, hakkame pihta. Ma näitan teile, kuidas me selle saime ja siis kohtume teiega jälle siin all. Wow, mees, see oli täiesti uskumatu. Sa nägid neid leopardhaid. Nad lihtsalt tulid ja ujusid ringi ja nad on kindlasti ühed kõige elegantsemad loomad planeedil Maa. Nende liikumine on hämmastav ja tavaliselt on neid tegelikult väga harva näha. Aga meil olid nad tegelikult seal, kus nad justkui kudemas või hingamas ranna lähedal. Aga meil õnnestus ka see ilus kala kätte saada, see mahi. Ja nüüd teeme nii, et võtame natuke sashimit, kui hakkame aastat kokku võtma. Te nägite ise, seal oli sõna otseses mõttes tuhandeid neid asju. Ma pole kunagi nii palju vees näinud ja vesi oli kristallselge. Võite mõelda, et Wade, miks kõik värvid on kadunud? Sest see kala oli enne erkollane ja sinine ning kõik muud värvid olid ka peal. Sõbrad, need kalad kaotavad tegelikult oma erksad värvid, kui nad surevad. See pigment asub nende närvides.
tegelikult on see päris kurb. Sa näed peaaegu, kuidas elu neist kehast lahkub. Aga olgem ausad, need kalad on ühed parimad takotäidised kogu planeedil. Näete ise, see on lihtsalt väike pull, väike beebikala. Aga just see siin saab meile takotäidiseks, sõbrad, 100%. Olgu, ma hakkan nüüd seda kala puhastama. Aga kui ma seda teen, liigume edasi esimesse kategooriasse, mis on minu selle aasta lemmik, püük ja kokkamine. See hõlmab nii looma ennast, selle maitset, kui ka kogu seda ümbrust, mees. See oli täiesti hullumeelne. Vaatame selle üle, sõber. Lähme. Vaata seda praegu. Meil on siin 2 veeharu, mis hargnevad. See tundub suubuvat ookeani ja see teine läheb sügavasse oja. See tundub siiski üsna madal olevat sealpool, nii et me võime siit kaudu uurida. Ja kui me midagi erilist ei leia, liigume edasi sügava ookeani poole. Aga kuula seda. See ongi looduskallis. Me oleme selle keskel. Me peame toitu leidma. Siin pole mingit võimalust, et me nälga jääme. See on ilmselt ainus kord mu elus, kus ma tegelikult tahan krabisid leida, kutid. Ja, ma arvan, et meil on hea võimalus siin nende mangroovide vahel. Liigume edasi. Püha taevas, vaadake. See on üks neist ussi asjadest. Vaata seda. See on suur oranž. Mul pole aimugi, mis see on. Ma pole seda kunagi varem näinud. Vaata seda. See on nagu suur uss. Need tulevad igasugustes värvides. Vaata, see siin. See on nagu suur oranž seal. Kas sa näed teda? Siis on seal üks roheline. Ja enne oli siin ka üks punane. Psühhomees. Kui ma siin krokodilliga silmitsi seisaksin, oleks mul vist tõsine jama, mees. Mul on ainult mu vibu ja nool ja ma ei usu, et ma teda maha saan, kui ma teda otse silma ei taba või midagi sellist. Aga isegi siis pole mingit võimalust, et ma suudaksin suure soolakrokodilli maha võtta. See elukas rebiks mind lihtsalt tükkideks. Mööda läks, jäin kogu sellest parvest ilma. Olgu, meil on siit ülevalt praegu hea vaatepunkt, kutid. Ma just nägin siin lood basseinides midagi suurt. See liikus üsna kiiresti. Ma arvan, et ta läks selle palgi alla, mille peal ma praegu seisan. Siin, vaata, suur merilest. Ma ei tea, kuhu see suur merilest läks, aga ma hakkan nüüd tagasi ookeani poole liikuma. See siin ongi täpselt see, mida ma otsin. Te näete ise. See ongi selline kena madalik ja siis on väike astang. Kõik kalad peaksid siin sees olema, ootamas, et saak otse servalt alla tuleks. Just seal nad hakkavadki neid sööma. Seal on mõned merilestad. Vaikesed merilestad. Lihtsalt juhus, jah? Jook! Ma just jäin kogu meie koolist ilma. Väike muda krabipoeg. Seal ta on. Õige, see on tõesti hea märk. Me nägime siin paar väikest mudakrabipoega. Kus on väiksed, seal peavad ka suured olema. Sa ei usuks seda, kui ei näeks oma silmaga. See ei oleks Offshore Tales episood, kui me ei leiaks üht neist pahadest poistest, väikest veepüstolit. Vaata teda. Põmm, 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 põmm. Vaata seda väikest veepüstolit, mees. Sa püha taevas. Olgu, mitte mingil juhul ma ei söö seda pahat poissi. Mitte mingil juhul ma ei söö seda merikurki. Paneme väikese veepüstolid alasi. Mulle meeldivad veepüstolid, mees. Siin on tohutu astang. Vaata seda. Tere! Kas keegi on kodus? Ma ei usu, et see on sees on mudakrabid. Olgu kohe siin üleval, kutid, on üks kõige ägedamaid loomi üldse. Vaadake seda maskeeringut. Sa ei märkakski, et ta seal on. Näed teda seal? Ta on täiesti ilus mees. Olgu, paneme ta tagasi. See on nagu must kunst. Niipea kui ma ta maha panen, kaevub ta end peitu ja kaob täielikult. Vaata seda. Läinud. Täna on tal õnnepäev. Ma võiksin teda ilmselt süüa, aga arvan, et leiame midagi paremat. Jumal küll. See on hullumeelne mees. Meil on tohutu erakvähk. Vaata, kui ilus ta on. Ma ei tea, kas te näete teda. Vaadake teda seal. Mu jumal. Ta on nii lahe mees. Laseme tal olla. Jätkame rannikul liikumist. Peame ikka veel toitu leidma. Ma ei söö teda kindlasti ära. Ta on lihtsalt liiga lahe. Mu jumal. Vaata seda siin. See on hiiglaslik merisiilik mees.
see asi võib sulle tõsiselt viga teha. Võtame ta kaasa. See on kohe üks snäkk. Vaata seda suurt merisiilikut siin. Sa ei taha selle paharetiga torke saada, aga tegelikult on see üks ilusamaid söödavaid asju ookeanis, mees. Aga me peame kõik need verised ogad sellelt maha saama ja sa näed, kui haprad need on. Kui mõni neist sulle sõrme läheb, hakkab see sind hullult häirima, see on kindel. Nii et rünnakukava. Ma proovin selle asja lahti lõigata ja lihtsalt need ogad maha saada. Ma ei teagi veel, kuidas ma seda teen. Võib-olla viskan talle paar kivi ja teen ta natuke vähem hirmuäratavaks. See ongi rünnakukava. Nii, te näete praegu, et me saime peaaegu kõik need ogad eemaldatud, mis oleksid meid hävitanud. Nüüd tahan ma ta lahti lõigata ja siin sees on tegelikult tema sugunäärmed ehk siis munandikott. Ja see ongi see osa, mida me sööme, me proovime selle alla neelata. Proovime ära. Nii, nüüd näete, seda kollast osa, just seda süüaksegi. Need on tema sugunäärmed. Nii. Ma ei hakka sellesse hammustama, sest see asi rebiks mind sõna otseses mõttes tükkideks. Ma võtan lihtsalt natuke sellest. Lihtsalt nii, et te näeksite. Ja tavaliselt on need ilusad, proovime ära. See on väga kreeme tekstuuriga, natuke soolane. Tegelikult on see väga hea. Sellega on küll üsna raske hakkama saada, aga need on päris head. Nagu näete, on meil seal veel natuke. See on hea suupiste, aga sellest ei piisa, kutid. Nagu näete, oleme selle asja tühjaks söönud. Me peame rohkem toitu hankima. Pole mingit võimalust, et see jääks meie ainsaks toidukorraks täna õhtul. Nii et liigume edasi üle nende madalike. Loodetavasti leiame midagi vibuga. Mul on merisiili tükid igal pool peal. Okei, kutid, see on merisiili pallisuupiste, pallikott. Miks ma nimetan seda kogu aeg pallikotiks? Need on merisiili sugunäärmed, mees. Need lihtsalt lõid mu maitsemeeled praegu särama. Mul on kõht nii tühjaks, me peame rohkem toitu leidma, mees. Meil on seljakotis need mudakarpid olemas, aga sellest ei piisa tänaseks õhtusöögiks. Pole midagi paremat, kui olla siin mangroovides vibu ja noolega. Lihtsalt mina ja teie, kutid, avastamas. Aga see siin tundub tõeliselt äge koht, kutid, kus süüa leida. Ja me peaksime ilmselt hakkama liikuma rohkem mudakrabi alade poole. Nagu näete, siin on vähem vett, mis tähendab, et mudakrabisid võib-olla leiame mõne, kes on kõrgele ja kuivale jäänud, või äkki isegi kala või kaheksajala, kes on ühte neist mõõnalompidest kinni jäänud. Nii, see on ideaalne mudakrabirada. Läheme edasi. Vaata, siin on mudakrabi auk. Sa näed kõiki astmeid. Ei, seal all pole midagi. Oh issand, kutid. Te ei usu, mis siin üleval on. Ma arvan, et ma just märkasin koletis meest. Olgu, ma panen selle siia maha. Ma panen oma vibu ja noole maha. Meil pole teda ilmselt vaja. Meil pole vibu ja noolt vaja. Vaata teda siin. Kas sa näed seda? Vaata seda koletis mudakrabi meest. Ta lihtsalt istub selles veeloigus. Näed, et tõus on ära läinud. Vaata tema kääri, mees. Ta on kuningas, see tüüp. Vaata tere. Muud jumal. Ma võiksin ilmselt selle mehe vaibuga maha lasta, aga see poleks aus võitlus. Nii et me läheme siia paljakäsi. Vaata teda, mees. Ta on täielik koletis. Vaata, kui üles köetud ta on. Oh jumal küll. See on suur isane. Olgu. Tule nüüd, sõber. Tule nüüd. Ta on tõeline koletis. Oh, vaata teda, mees seal. Vaata teda. Ta on praegu nii ärritunud. Vaata teda. Olgu, ma lähen toitu tooma. Olgu, sain ta kätte. Oh, jumal küll, mees. Vaata seda koletu krabi. Oh, vaata tema kääri. Ta on nii tugev. Ta on praegu nii tugev. Oh, jumal küll. Vaata teda, mees. Ta on täielik koletis. Mees? Ära lase tal seda teha, kallis. Vaata seda tõelist monstrumit siin. Seda nimetame me tõeliseks hiiglaslikuks isaseks mudakraabiks. Sellel loomal siin on loomariigis teised kõige kõrgemad testosterooni tasemed. Ainult pullil on rohkem. Ja nende paaritumisviis on tegelikult uskumatu. Nad kasutavad neid hiiglaslikke kääri siin ja haaravad emase kinni.
nii et need tüübid valivad põhimõtteliselt, keda tahavad. Ja, emasel pole mingit valikut. Nii et need tüübid on tõelised džungli kuningad või mangroovide kuningad. Aga see siin, see läheb meil 100% söögiks. See asi peab kaaluma umbes 2 kilo mees. Ta on täielik koletis. Vaata teda seal. Ja ta on ülimalt tugev, nii et me lõpetame ta elu võimalikult humaanse viisil. Ja me viskame selle asja koos kogu muu kraamiga, mille me kogusime, tulele küpsema. Need koorikloomad on tegelikult üsna erinevad kõigist teistest loomadest. Nende kesknärvisüsteem asub tegelikult siin, nende kehas. Nii et ma võtan siit oma noole ja torkan ühe ogaga otse tema kehast läbi ning see tapab ta koheselt. Ma panen selle otse läbi, just nii. Sa näed ühte oga ja ta on täiesti surnud. Pärast seda ei tunne ta enam mingit valu. Ja ta ongi valmis, otse tule kohale minema, kallis. Ma olen täiesti elevil. Olgu, paneme ta tule kohale. See tundub hea koht, kus krabi valmistada. Meil on siin see puutüvi olemas. Ma arvan, et peatume just siin, jah. Paneme varustuse siia maha. Paneme krabi sinna korallile maha. Olgu, me leidsime siit ühe ägeda väikese rannakutid ja just siin me hakkamegi seda tõelist monstrumit küpsetama. Ja meil on siin ka need mudakarbid, need on ka head. Nii et ma arvan, et teeme kohe siia randa lõkke üles. Ma viskan selle asja lihtsalt süte peale, just nii nagu peabki tegema. Ja täna õhtul sööme teda õhtusöögiks. See on ikka hullult hea söök, mees. Olgu, lähme otsime süütematerjali. Korjame siit kohe hulga süütematerjali kokku. Näed neid tegelasi? Need lähevad hetkega põlema, mees. See siin on tõesti kerge kraam, mida saame otse tulele panna. Peaaegu komistasin selle otsa. Aga võtame selle kaasa ja paneme ta tulele. Lähme. Löön varba nii kõvasti ära. Hästi. Meil on kõik korras. Meil on kõik korras. Hästi. Siin on palju triipuitu, mida te näete ja mida saame koguda. Ma korjan kogu selle triipuidu kokku. Kui see on kuiv, peaksime sellega saama süüa teha. Nii, valmis. Vaata kõike seda. See on ideaalne. Hästi, teeme siia lõkke aseme. Kogu mõned neist kividest kokku. Nii, poisid, ma kogusin siia hulga kuiva süütematerjali. Ehitasin selle väikese lõkke aseme ja kogu meie puit on siin valmis, et kohe tuld teha. Aga ma süütan selle nüüd selle terase ja tulekiviga. On aeg see krabi küpsema panna, mees, sest ma olen praegu täiesti näljas. Hakkame pihta. Nii, valmis. Nii, valmis. Hästi, hakkame pihta. Hästi, meil on see juba küpsemas. Meil on see juba küpsemas, kallis. Jah, nagu näete, meil on tuli olemas. See on praegu täiesti küpsemas. Kirjutage kommentaaridesse, see küpseb, sest kohe paneme selle krabi peale. Ja las ma ütlen teile, praegu võiks vend süüa isegi madalalt lendava pardi tagumikku. Nagu te täna nägite, võivad mangroovid olla üks karmimaid ja kõige kõledamaid paiku maal. Aga kui te teate, kust otsida, siis võite toitu leida peaaegu igalt poolt. Täna oli meil ilmselt 3 või 4 erinevat asja, mida me oleksime võinud süüa, aga me saime sisuliselt selle mangroovisüsteemi kuninga, kelleks on hiiglaslik mudakraab. Ja me nosisime teel ka mõningaid muid asju. Praegu ma lihtsalt naudin kõike seda. Ma naudin seda ja ma loodan, et näidates teile kogu seda mangroovisüsteemi, saate te sellest õppida. Ja kui te kunagi sinna kinni jääte või satute mangroovidesse ja tahate naist muljet avaldada või midagi sellist, siis vähemalt teate mõnda nippi. Nagu näete, mul on siin korralik sütepõhi olemas. Leeke pole eriti palju. Ma võtan siit meie hiiglasliku mudakrabist ja panen ta otse tulele. Vaata seda elukat, mees. See ei mahu isegi tulele ära. Nii suur on ta. Näete, kuidas ta hakkab muutuma ergoranžiks. Siis teadki, et ta hakkab küpsema. Oh jah, see saab olema vinge. Praegu küpseb ta oma koore sees ja see toimib peaaegu nagu ahi. Kõik mahlad ja kõik muu jäävad sisse. See kõik hakkab lihtsalt välja imbuma ja küpsema. Ja sa näed kohe siin, hakkab juba ergoranžiks muutuma. Oh, ta on kuum. Võtame ka oma mudalihase kasutusele. Hästi, ma arvan, et meie mudakrabi on peaaegu valmis. Ma keeran ta lihtsalt kiiresti ümber. Nagu näed, ta muutub erksaks punaseks, mees.
hästi, jätame ta veel mõneks minutiks sellele poolele ja siis on ta peaaegu valmis söömiseks. Nii kallis, nüüd on see hetk käes. Päike loojub silmapiiri taha. Ja vaata seda tõelist monstrumit, mis meil siin on. Ja tead, mida me teeme? Me läheme kohe selle suure pulvakommi kallale. Võtame kivi, puhastame ta ära ja avame ta. Vaata seda siin, meil on ilus pulgakomm, kallis. Me viime selle kohe alla. Muhe, muddakhrabi. See peab olema üks parimaid toite planeedil Maa. Tõsiselt, kui sa pole mudakrabi söönud, siis pead seda proovima. See on sõna otseses mõttes parem kui jumala rinnapiim. See on nii hea, nii magus, nii õrn. Küpsetatud tulel koos nende päikeseloojangu tunnetega. Ausalt öeldes on see peaaegu ületamatu. See ongi nii hea. Olgu, järgmine kategooria on minu lemmik kohtumine loomaga. Ja te teate, me avastame aasta jooksul nii palju metsikuid asju, nii et see peab tõesti eriline olema. Ja see loom, mees, tavaliselt tahavad nad siin tükkideks rebida. Aga mingil seletamatul põhjusel see siin armastas mind. Ma ei tea, kas tal oli minu vastu mingi kiindumus või mis toimus, aga ta lasi mul lähedale tulla ja teda natuke silitada. Ma panen selle klipi käima, et te näeksite täpselt, mis juhtus. Lähme, beebi. Mu jumal. Meil on veepüstol, kutid. Vaadake seda. Pau, 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 pau! Tavaliselt tahavad need mureneelid su käe otsast ära hammustada. Ma ei tea, mis toimus. Neid oli nagu 2. Nad olid peaaegu nagu paaritumas selles augus. Ja mul õnnestus alla minna ja seda paljaste kätega silitada. See oli üks hullumeelsemaid asju, mida ma oma elus teinud olen. See tundus mu sõrmede all nii imelik. Aga ütleme nii, et see on üks kohtumine selle loomaga, mida ma ei unusta kunagi oma elu lõpuni. Ja see peab auhinna saama. Olgu, järgmine kategooria on kõige ootamatum sündmuste pööre. See, kutid, oli tõeliselt hull. Ma tegelikult uurisin loodetiike, kui sattusin ühe looma peale. Ja ma mõtlesin, mis pagan see asi siin teeb? See ei peaks siin olema. Ja sealt edasi mõtlesin, et võiksin selle kinni püüda, aga ütleme nii, et kõik läks viltu. Ma näitan teile seda, te näete täpselt, mis juhtus. See oli hull lugu, mees. Ja ütleme nii, et mul on siiani armid, mis näitavad täpselt, mis juhtus. Ma olen vahel ikka päris rumal. Hakkame pihta. See tõus vesi taandub ja see tähendab, et jäävad loode basseinid, veetaskud ja kõik loomad jäävad nendesse veetaskutesse kinni. Sealt loodame leida mingit toitu paljaste kätega. Me läheme jahile. Me peame toidu paljaste kätega kätte saama. Ma ei jää täna õhtul nälga. See ei juhtu. Lähme. Näed, siin on kõik need loode basseinid. Siin on kõik need veetaskud ja me lihtsalt loodame, et mõni loom on nendesse taskutesse kinni jäänud. Tõstas üles. Ei paista, et seal midagi oleks. Olgu, liigume edasi. Ma arvan, et me leidsime süüa, kutid. Vaadake seda. Võtame ta lihtsalt sellelt kivilt maha. Ma ei taha selle paharetiga torkida saada. Merisiilik käes. Me saame tegelikult seda pahareti süüa. Ma avan ta kiiresti. Nüüd, nende merisiilike sees, kutid, ongi need sugunäärmed siin. Ja see ongi see oranž kraam. Tervitused kõigile uusmeremaalastele. Ma tean, kui väga teile see meeldib. Sööme ära. See on peaaegu nagu kreemias, natuke soolane. See on väga ainulaadne maitse, aga tegelikult mulle see täitsa sobib. Nii et sellest saab hea snäkk. Aga lähme vaatame, kas leiame üle nende madalike midagi natuke toitvamat. Siin peab midagi head olema. Lähme edasi.
Oh jumal küll, kutid. Ma just märkasin siin loodetes basseinides tohutut kala. Ma ei tea täpselt, mis see on, aga ta on siin üleval. Ta tuleb otse minu poole siia. See ongi tema, otse seal. Ma lähen tema teisele poole. Ta lihtsalt ujub ringi, mees. Ta läheb otse selle kivi alla seal. Me peame kuidagi ta selles suunas ajama ja ta sinna üles suunama. Ta on otse siin. Ta on otse siin. Oh jumal küll. Kas te nägite seda? Te näete teda? Ta tuli just välja. Ma proovin ta selles suunas üles ajada. Me saame ta madalasse ajada ja siis saame ta kätte. Oh, ta tuleb minu poole. Ta tuleb minu poole. Ta tuleb minu poole. See ongi see. See ongi see. Ta sai mu just kätte. Vaadake seda, kutid. Ta lõikas mind päris korralikult. See pole hea. Vaadake siia, kutid. Ta on mu käed täiesti ribadeks tõmmanud. Siin on päris hullud lõiked. Kindlasti oleks õmblusi vaja, aga sellega tegeleme hiljem. Praegu me ei lõpeta seda väljakutset niimoodi. Me läheme kättemaksule. Me võtame tagasi selle, mis me kaotasime ja see on veri. Ma tean täpselt, kus need kalad kõik hängivad, kutid. Aga meil on vaja kasutada salarelvi. Lähme. Mul tuli üks idee. Käed on täiesti ribadeks. Nii et ma kutsusin appi kõik kohalikud kutid, et loodetavasti kätte maksta. Kuhu me peame minema? Ma pean nendele kaladele kätte maksma. Ma arvan, me saime seal neid palju kätte. Seal on neid palju. Olgu, me läheme sinna saarele. Otsapidi on meil odarelv kaasas. Nii et jah, vähemalt saame proovida midagi kätte saada. See pidi olema käsitsi väljakutse, aga nagu näete, olen ma täiesti ribadeks tõmmatud. Meil on siin Gio, tõeline legend, te võite teda mäletada. Ta on mind aidanud kõigi mu väljakutsetega siin Indoneesias. Meil on siin veel mõned kutid taga. Mis su nimi on? Erik. Erik. Meil on Erik siin. Mis su nimi on? Agun. Agun. Jah. Olgu, Agun, Erik ja Gio. Rünnakukava on selline. Kui me saame kala, siis teeme ühe korraliku kokkamise ühel neist saartest päikeseloojangul. Ma ei hakka teile valetama, kutid. Ma pole kunagi oma elus nii väga tahtnud kala tappa kui praegu. See asi on mind sõna otseses mõttes ribadeks tõmmanud. Nii, et näete seda haava siin. See on samast kalast, mis mind lõikas. Nüüd on kättemaksu aeg. Jah, kättemaks. Me mõlemad peame talle kätte maksma, kutid. See on saar, kuhu me praegu suundume. Seal on see kala, kellele peame kätte maksma, kallis. See on nüüd isiklik. Lähme. Oh, mujumal. Kui ilus. Nii hea mees. Oh, see on paradiis. Olgu, kutid. Me valmistume praegu. Näete, saar on minu selja taga. Ilmselt on see väga hea koht kalapüüdmiseks. Tegelikult austan selle väljakutse reegleid ja kasutan ainult paljaid käsi. Me ei kanna kindaid ega midagi. Tõenäoliselt peaksid seal all õmblused olema, aga teate küll, kuidas see käib. Hüppame vette ja vaatame, kas veri meelitab haid ligi, ekspoisid. Sa ei oska ujuda, eks? Mina ei oska. Gio ei oska ujuda, nii et ma lähen vette, ma toon sulle kala, eks? Pole tänu väärt. Lähme.
Nii, poisid. See on kallis. Kallis. Kas see on hea? Olge ettevaatlikud. Las poisid tegelevad sellega. Nii, valmis. Ole ettevaatlik. Sa ei taha minu moodi lõpetada. Nii, oleme just saarele tagasi jõudnud. Kõik need kalad, mille me siin odaga püüdsime. Kas tahad neist loobuda? Oh, vaata seda seal. Vaata, millised värvid sellel kalal on. Kuidas te seda oma riigis nimetate? Go. Cow. Go. Cow. Okei. Ja vaata seda täielikku monstrumit seal. Hästi, see on meie toit, poisid. Nad lihtsalt ankurduvad paadiga taha ja ma arvan, et me kõik hakkame päikeseloojangul süüa tegema. Vaadake seda. Meil on üks monstrum just seal. Ja meil on veel üks siin. Mis sa arvad? Siin, päikeseloojanguks. Jaa. Catamax. Me saime kättemaksu. Ja me näitame teile varsti, kus ja kuidas see asi mind vigastas, kui oleme selle asja ära puhastanud. Aga me saime kättemaksu. Võib-olla mitte viieka vääriliselt. Võib-olla hoopis rusika kokku, sest see asi on ikka veel kuum. Joe, just siin. Ja poisid, nad näitavad mulle, kuidas teie riigis kala küpsetatakse, eks? Jah. Hästi. Nad näitavad mulle. Neil on mõned salajased koostisosad, eks? Salajane. Okei? Hoidke pöialt, kutid. Me proovime midagi, mida me pole kunagi varem proovinud. Peaasi, et sa mind haigeks ei tee. See on kõige tähtsam, sest mul on juba täna halb olla. Meil on siin 2 kala olemas. Ja see siin, see on tegelikult see, mis mind täna hommikul lõikas. Näete seda siin, kutid? Seda nimetatakse kirurgikalaks. Ja neil on sõna otseses mõttes 2 tera oma saba tagaosas. Ja need seal lõikavad sind tõesti katki. Need on nagu tagurpidi terad. Nagu te nägite, see, mis mind maha võttis, oli ainult väike neist. Nii et mul on tõesti vedanud, et ma sain ilmselt ainult mõned õmblused sinna lõigete pärast. Aga see siin võib tõsist kahju teha. 2 teera. Okei, nii et sa näed, siin ongi need 2 tera, täpselt nagu noole otsad. Vaata seda. See on tegelikult hullumeelne mees. Üks siin. Tegelikult on see kala taimtoiduline. Kuule, nad ei söö liha, nad söövad taimi. Peaaegu pritsis sind täis, Joe. Ma ei hakka valetama, ma pole kunagi varem nii elevil olnud, et kala süüa. See on kättemaks. See asi hakkab eriti magus maitsema. Nii, Joe tõmbab praegu kõik sisikonna sellest kalast välja. Sa näed kogu seda rohelist kraami, mis sealt välja tuleb. See on ilmselgelt see, mida ta on söönud. Palju vetikaid ja muud sellist. Ja. Kas see läheb nüüd tulele või lauale? Kumb siis? See siin. Tule jaoks. Tule jaoks. Okei, ma pole seda kunagi varem teinud. Kaeva auk ja tee selle sisse tuli. Olgu, kutid, siin rannas on tõesti nii palju triipuitu. Vaadake seda. Nii et kõik poisid, põhimõtteliselt see, mida nad teevad, on see, et nad korjavad kogu triipuidu kokku ja viskavad selle lihtsalt auku. Mul pole aimugi, mida nad praegu teevad, aga kõik areneb. Ja ütleme nii, et me sööme seda kala, mis mind täna hommikul korralikult üles äratas. Nii et ma olen praegu väga elevil. Ma annan teile ausa hinnangu, kas see maitseb hästi. Aga vaata, see maitseb igal juhul hästi, mees. Lihtsalt selleks, et see asi ära tapa pärast seda, kui ta mind täna hommikul korralikult läbi võttis. Nii hea tunne. See küpseb. See küpseb. See küpseb. See küpseb, kallis. Kirjutage kohe kommentaaridesse see küpseb, kutid. Vaadake seda tuld. See küpseb. Las ta küpsetab. Las ta küpsetab. Ma pole seda oma elus varem näinud, aga nad kaevasid lihtsalt selle suure tule aseme. Siin all on meil hull tuli käimas. Vaata meie kokka praegu, kallis.
siis saab hea olema. see küpseb. selle nimel me elamegi, kutid. alustasime päeva üksikmissioonina. Ma sain täiesti lõhki lõigatud. me kutsusime appi kohalikud ja teie panite mind täna õigesse meeleollu. jah, mina olen see näljane mees. jah, näljane mees. me saime kala eest lunastuse, kutid. See ongi kõige tähtsam. Poisid on põhimõtteliselt valmis teinud need pulgad, millele me kala paneme. Praegu ootame, et tuli maha põleks. Tahame saada korraliku sütekihi, eks poisid? jaa. Jaa. Ja siis paneme kala otse peale. Siin. See on kohe siin. See on kättemaks, poisid. See siin on kättemaks. Ma loodan, et see elukas tunneb praegu teispoolsuses, mis temaga toimub. kui ta mind lõikas, võib-olla tunnete seda uuesti. Jaa. See kala jääb meid kummitama kogu ülejäänud elu. Vaata, kuidas ta kokkab. Lase tal kokata, mees. Lase tal kokata. Siis seal. See on meie toit, mees. Põhimõtteliselt jätsime kõik soomused ja muu kala külge, panime selle otse tule kohale. Need soomused peaksid loodetavasti kaitsma seda ilusat valget liha, mis on allpool. Aga sa näed, poisse? Nad keeravad seda praegu nagu grillil. See on nagu varras. See on nii äge. Eriti selle auguga selles palgis. See on lihtsalt täiuslik. Vaata seda auku selles palgis. Nii, praegu näed, et poisid on kala just ümber keeranud ja vaata seda liha seal. Mida sa teed? ma otsin midagi sellist. Sa otsid karpi. Mis see on? Kas see on sinu džunglimaha jaoks? jaa. Olgu, see on salajane koostisosa, mille sa sisse paned. nii et nagu tehnika pakub pulka. Okei, nii et meil on vaja karpi. Olgu, lähme jalutame rannas, vaatame, kas leiame karbi. Siin on sõna otseses mõttes nagu siia uhutud asjade surnuaed, kutid. Nii et meil on leid. salajast kraami. Okei, selle sisse paned sa oma džunglimahla. jaa. Hästi, džunglimahl läheb siia sisse. Okei, hea, vaata seda praegu. See kala on ilmselt üks kõige rasvasemaid kalu ookeanis. Nagu näed, see lausa tilgub edelikust. nii, kas sa arvad, et see on hea? jah, tõesti hea. Tõesti hea. Okei. see maagiline maht. Kas see on maagiline mahl? Okei. minu vanaema teeb seda. Sinu vanaema teeb seda. Augü. nii et seekord lihtsalt keeruta seda ringi. siis segame kõik kokku ja siis paneme selle taldrikule ning sa saad seda maitsta. Kas see hakkab hästi maitsema? tõesti hea. Tõesti hea. Hästi. Kas see on vanaema retsept? vanaema retsept. Ta on valmis. Hästi, see siin on meie serveerimistaldrik. Ja poisid. Osa müü meie. võluline. Võlujook. Vau, täna oli meil tõeliselt vinge päev ja suur tänu kohalikele poistele. Nad kostitavad mind praegu selle imelise pidusöögiga, mida me kohe nautima hakkame. Meil on siin see maagiline jook, eks? Ja meil on siin taks kala, nii et ma arvan, poisid, et proovime mõlemat ja vaatame, kumb meile rohkem meeldib. olgu. Ja siis proovime maagilist jooki. Ma arvan, et proovisime seda esimesena. See on see, mis mind täna hommikul täiesti katki ei lõiganud. Te näete seda siin. Vaadake seda liha. Mis hinde te annate 10 palli süsteemis? ma arvan, et 8. Ma annan sellele 8,5. 8, okei. 8,5. 9. 9. Mis? 9? 9. 9. Okei. Hästi. selle omaga. Meil on see siin olemas. Proovime seda kõigepealt eraldi ja siis proovime kastmega. Vaata seda lihatükki seal. See maitseb eriti magusalt, sest see tegi mulle täna hommikul kõvasti säru. Olgu, proovime ära. Terviseks, poisid. 9,5. 9,5. 9,5. 10. 10. 10. Ta annab sellele 10, kutid. 10. 10,5. Meil on 20 ja 29,5. Olgu, proovime seda džunglimahaga. džunglimahu. Sii džunglimao. Hästi, terviseks, poisid. see on hullumeelne. see on väga imelik. See on nagu vürtsikas. See on olnud üks pöörane aeg koos kõigi kohalikega ja ma tahan lihtsalt öelda aitäh teile kõigile. Ma annan sellele 10/10. See on olnud üks eepiline seiklus. Olgu, minu järgmine lemmikkategooria peab olema lemmikkoht, kus ma olen terve aasta jooksul telkinud.
ja sõbrad, selliseid pööraseid kohti on olnud nii palju. Me oleme olnud randades, me oleme olnud mangroovides, me oleme olnud metsades, me oleme teinud nii palju, aga on ainult üks koht, mis on tõesti auhinna võitnud ja pannud mind mõtlema, mida kuradit ma siin teen. Nii et see koht peab 100% auhinna saama. Ma näitan selle kohta klippi. Ja te näete ise nagu, veid, mida kuradit sa tegid. Olgu, lähme selle juurde. Wohuu, valmistume eesootavaks ööks. See saab olema tõeliselt pöörane öö. Olgu, see muudab selle asja seal tihedamaks ja pane mutter peale. Olgu. Teeme klipi. Nii, hetk on käes. Te näete, meil on võrkkiik siin olemas. On aeg voodisse minna, kallis. Oh, see on nii äge mees. Vaadake seda praegu, kutid. Me hõljume sõna otseses mõttes võrkkiiges, mis on bambusest tehtud ujuval parvel. Ja see ongi meie voodi täna ööks, kallis. Oh, jumal küll. Vaata seda. Kuidas pärastlõunane vaade on? Näete ise, et seal väljas sajab praegu kõvasti vihma. Me kõigume nagu hullud, aga see on nii mugav. Täpselt seda ma vajasingi. Vaadake seda praegu. See peab olema üks parimaid õhtusööke koos vaatega, mida sa saada võid, kallis. Meil on kala ja meil on vaade. Praegu vaatan lihtsalt vihmaseina, mis minu poole liigub. See ei ole praegu hea. Vaata seda. See kõik on vihm. Me saame kohe korraliku sahmaka kaela, see on kindel. Ilm on teinud suure pöörde, need pilved on kohale jõudnud ja ma olen üsna kindel, et kohe hakkab sadava. Nii et mina ja kapten lõpetame ära, siin läheb meie jaoks natuke liiga värmiks. Me läheme, võtame võidi viimase eseme ja siis suundume kaldale, et ta siia ööseks jätta. Poisid tulevad siia. Ma ei tea, mis pagan siin toimub. Kindlasti pole veel aeg mul oma järgmist eset tagasi anda. Ma ei tea, mis toimub. Vaatame, mis neil öelda on. Tšau, mis toimub? Kapten ja mina arvame, et oleks parem nüüd kaldale minna, nii et me peame sinut viimase eseme ära võtma. Oi ei, kapten ja Joel, kes olid minu tugimeeskond, lähevad varem kaldale, sest ilmselgelt, vaata seda ilma praegu. Sa ei saa neile võrkkiike anda, et saaksid kala jaoks maitsained ja kastmed. Anname talle need neetud maitsained tagasi. Anna see üle. Kaosid minema, sõber. Siin see on, kutid. Ainus asi, mis meil alles on meie võrkkiik just siin. Ja meil on jäänud rohkem kui 12 tundi. Poisid lähevad ära. Olgu, näeme homme hommikul. Nad on läinud. Just siis, kui tingimused ei saanud enam hullemaks minna, kutid. Poisid, nad jätavad mu maha. Ja vaadake seda, vihm on kohe tulemas. Teie olete ainsad, kes mind edasi hoiavad. Vaadake, kui palju me praegu kõikume. Ma olen homme hommikul ärgates kindlasti uimane vend. See paneb sind iga väikest asja elus rohkem hindama. Nagu kohv või maitseb soe toit või mõnus voodi, kuhu koju tulla. Sest kui oled siin väljas, kõigi ilmastikolude käes, võib olukord päris masendavaks minna. See on kindel. Tundub, et meil võib siiski hästi minna. Tundub, et ilm hakkab veidi selginema. Mees, see on tegelikult nii ilus. See on uskumatu. Jumal peatas vihma ja tõi mulle täiesti pöörase päikeseloojangu. Oh issand. Vaata, kui hull see praegu on. Meil on päikeseloojang, on täiega pöörane. Wow! Oh, ma olen praegu nii elevil. Sellest paremaks enam minna ei saa. Jah, see lind siin, kutid. Ta on minuga liitunud. Vaadake teda. Ta veedab siin minuga öö. Jah, ainult mina ja tema oleme siin. Mina ja linnud. Pleido saab linnud kätte, kallis. Miks ma olen selline veidrik? Nii, see oli viimane valgus. Nagu näete, pole enam eriti midagi alles. Ma olen ikka veel elevil, ma ei hakka valetama. Lihtsalt see päikeseloojang oli lihtsalt uskumatu. Kui öö jooksul midagi hullu juhtub, annan teile teada. Muidu näeme homme hommikul. Mis toimub, kutid? Ma arvan, et praegu on umbes 7-8 õhtul. Ma lihtsalt tiksun siin, nagu näete, mul on tõesti raske magama jääda selle kõikumise tõttu. Vaadake ise, me lihtsalt kõigume küljelt küljele. Loodan lihtsalt, et saan varsti magama jääda. Saab natuke und ikka. Okei, kutid, praegu on ilmselt umbes südaöö. Näete ise, kui palju me kõigume. Ma ei saa eriti palju magada selle liikumise tõttu, aga loodan vähemalt paar tundi hommikuni magada, enne kui meie viimased asjad ära võetakse. Ja siis peame selle väljakutse lõpule viima. Näeme homme vara hommikul, kutid. Olgu, praegu umbes 5:30 mauas, me tikleme su viimase asja järele. Võtame su võrkkiige ära. Vaene mees. Tundub nagu varastaksin kodututelt. Päike on tõusnud, ma näen veidi päästepaati otse eespool. Teda ennast ma veel ei näe, aga ta ilmselt magab praegu. Tere hommikust teile, kutid!
Mees, ma kõigun nagu hull, te näete ise ka, kui tugevaks tuul on läinud. Vaadake seda. Võrkkiik, mees. See on lihtsalt tüütu. See oli üks pikk öö, see on kindel. Aga vaadake seda. Päike tõuseb üle horisondi. Mees, ma pole kunagi olnud nii õnnelik päikest näes kui praegu. Olgu, poisid tulevad viimast eset ära tooma. Võrkkiike. Sa näed teda kauguses. Huvitav, kas nad arvavad, et ma olen surnud või midagi sellist? Lehvitan neile, nad tulevad siia. Oh jumal küll, vaadake, kui palju me kõikume, kutid. Praegu tulevad läbi, sõna otseses mõttes 3–4 jalga kõrged lained. Kutid, me oleme selle kala peaaegu ära puhastanud ja ma tahan rääkida kõige hullumeelsemast hetkest, mis minu arvates juhtus aastal 2024. See oli täiesti pöörane, ma ei teadnud isegi, mida oodata. Ma olin lihtsalt sõnatu, kui see kõik minu ees toimus. Ma lihtsalt lasen sellel käia ja te näete ise. Lähme kohe asja juurde. Kui päike silmapiiri taha loojus, kummitas meid ebaõnnestunud jaht, kuni äkitselt kõik muutus. Mis pagan? Oota. Joo. Ma tean, et see juhtub. Mis kurat toimub, vend? Mis toimub, mees? Mis toimub? Mees? Nad on lihtsalt metsas allpool. Tule. Olgu, hoia seda. Oota korraks. Kus nad on? Kas nad on siit läinud? Jah, kohe seal all vee ääres. Ma ei tea, seal todi süüab. Mis kurat seal toimub? Ma ei tea. Kuule, nad on ilmselt teisel pool jõge, mees. Mis tšama see on? Sa arvad, mis see on? Ma ei tea, mees. Ma arvan, et äkki nad ajavad kedagi taga või midagi sellist. Ma arvan, et me peaksime alla minema. Lähme alla, me üritame magama jääda. Ja me kuulsime lihtsalt tohutut kära. Ja meid just äratati üles. Ilmselt tuli metsik siga läbi laagri. Nii et poisid haarasid kiiresti oma odad ja hakkasid seda taga ajama. Sinna me nüüd lähemegi. Me tegelikult kõnnime praegu läbi jõe, sest poisid jooksid üle selle jõe, ajades seda metsikut siga taga, mees. See on sõna otseses mõttes keset ööd džunglis. Oo, issan, poisid. Mis see on? Jah, siin. See tuli just läbi telkimisala. Vaata seda. See on hirmutid. Sa teed nälja. Okei, pane see maha. Kas sa tulistasid seda? Jah. Ta tulistas seda vibuga ja noolega. Te näete seda siin samas. Kas ta võttis saagi sellega maha? Jah, see siin on katki. Olgu. Katki. Nüüd on see kõhus. Või hirve kõhus? Sest see siiani on mürk. Okei, mürk. Jah. Hea töö, poisid. Hea töö. Nagu näete, on nad noole otse selle hirve kõhtu lasknud. Ja te näete, et nad panevad tuled põlema. Kun se mun sura. Asu mun on huppila lim. Kun on sura, muilta linja kun on kia. Ma tahan lihtsalt, et te oleksite avatud meelega. Nii need mehed siin ellu jäävadki. See ongi nende eluviis. Siin pole toidupoode, pole muud võimalust, kui ise oma toit kinni püüda. Nii et me lähme vaatama, kuidas nad seda valmistavad ja puhastavad praegu. Olgu mehed, praegu lõikavad nad selle looma kõhu lahti ja võtavad kõik sisikonna välja. Ja seda tehakse selleks, et liha säiliks, sest kui nad seda ei tee, ei kesta see hommikuni. Näete ise, seal ongi noole ots vibunoolest, mis looma kõhust välja tuli. Te arvate ilmselt, et see haiseb praegu, aga tegelikult pole mingit lõhna tunda. See on nii värske. Loom tapeti sõna otseses mõttes 2 minutit tagasi. Sealt ei tule tõesti mingit lõhna. Näete, seal ongi nool sees. Ja te näete ise. Noole nõel ongi seal. Mehed, see ongi see, mida siin koos põlisrahvastega elades koged. Me magasime veel 20 minutit tagasi, siis äratati meid üles täieliku kaosega. Ja nüüd tassin ma hirve läbi metsa keset eikuskit, et teha lõke ja see asi ära küpsetada. Seda ei saa mitte kusagil mujal maailmas kogeda. See on metsik, mees. Tõsta see üles. Ma olen peaaegu. Ma magan. Ja siis. Tule nüüd. Võta see. Nagu näete, meil on praegu see džunglihirv siin vardas küpsemas. Nad teevad siin suurt lõket
ja see ongi põhimõtteliselt selleks, et põletada selle looma pealmine naha või karvakiht maha, et see oleks homseks söömiseks valmis. Olgu, nagu näete, ma hoolitsen praegu selle eest, et see hirv küpseks korralikult tule kohal. Kohalikud poisid panevad siin palmilehti peale. see küpseb, Jalend, see küpseb. jah, mees, nüüd küpseb. See küpseb. Küpseb. See küpseb. Kõik, minge ja kirjutage kommentaaridesse, see küpseb, sest see on nii pöörane. Olgu kutid, nad just korjasid selle looma üles, viime selle tagasi laagrisse. Ma ei tea, mis praegu toimub, ma lihtsalt järgin neid kohalikke kutte. Lähme, vaata mu jalgu, mees, ma olen selle looma tassimisest üleni verine. Nüüd, siin kutid, nad just selgitasid, et nad söövad põhimõtteliselt alati, kui nad saagi kätte saavad, sest nad ei tea, millal järgmine kord süüa saavad. Nii et näete siin kohalikke poisse. Näed lihtsalt valmistavad kogu toitu ette. Neil pole siin mingit võimalust midagi külmas hoida, nii et nad lõikavad kõik tükkideks ja panevad selle potti. Nagu näete, teevad nad siin mingisugust suppi. Ta tahab, et ma prooviksin seda. Ta tahab, et ma prooviksin seda kohe praegu, kutid. Nagu näete, see on loomamaks. Ma tahan seda proovida. Lähme. See on hea. Mees, see võttis mu lihtsalt sõnatuks. Ma ei teagi, mida praegu öelda. Lihtsalt söön praegu hirve, kelle me pool tundi tagasi küttisime koos, ma arvan, ühe vana aja hõimukütiga. Ja. See on kindlasti mälestus, mille ma võtan hauda kaasa. See on kindel. Nii, te näete, neil on see hirv ja nad on selle just praegu korvi pannud. Ja nad just ütlesid meile, et homme puhastavad nad kogu liigse karva ja muu sellise ära ja siis keedavad nad liha läbi. Ja ma arvan, et homme sööme võib-olla veel, poisid. jah, Jaa. see üks. Just see. Okei, jah. Okei. Hästi, ta jääbki sinna ööseks, kutid. Ta on ette valmistatud, valmis minema. Üks hullumaid asju, kutid, on see, et me tegelikult käisime jahil ja ei saanud mitte midagi. Ja siis me lõpuks jahtisime seda neetud hirve, kui me magama jäime. Ma ei suuda uskuda, et selline asi juhtus. See paneb mu mõistuse plahvatama. Me just sõime selle looma kõik sisikonnad ära, kutid. Ja nüüd on aeg tagasi voodisse minna. Aga mul pole õrna aimugi, kuidas ma pärast seda üldse magada suudan. Aga meid äratatakse ilmselt 2 minuti pärast üles, et minna verist mungot taga ajama või mingit oravat või ahvi selles neetud metsas meie taga. Uuendus. Ma ei saa üldse magada, mees. Kuidas ma peaksin magama jääma, kui me just ajasime hirve läbi metsa vibu ja noolega kell 11 õhtul? Ma ei tea isegi, mis praegu toimub ja ausalt öeldes on see olnud üks parimaid aastaid üldse. Ja pole paremat viisi selle lõpetamiseks, kui natuke sashimit rannas süüa. Meil on see ilus mähi, me just puhastasime ta ära. Nagu näete, pole me sellele kalale peaaegu üldse liha peale jätnud. Viskame selle tagasi ookeani. See läheb kõikidele krabidele ja teistele sellistele. Vaadake seda, natuke kala, veidi sojakastet. Pane anake peale. See oli ilmselgelt liiga palju sojakastet, aga noh, uputasin selle kala lihtsalt sojakastmesse. Vau. Olgu. Natuke sojakastet, ehk siis pool pudelit ja siis veidi koopiet. Proovime seekord mitte liiga palju panna. Nii, valmis. Natuke koopiet, natuke sojakastet, sööme selle ära. Värske sashimi rannas. Paremaks minna ei saa. See on olnud üks parimaid aastaid mu elus ja see poleks olnud võimalik ilma teieta. Ma armastan teid väga. Palun, kui sulle see meeldis, näita oma toetust, pane like ja telli kanal. Ja näeme juba aastal 2025, sõbrad. Šeho! Oh ei!